Jaa. Aga siis, et tõesti meil on hea võimalus lükata käima Suvemäe klubi õhtute seeria. Ja see on selline hea võimalus, et kus ma olen mõelnud, et ka natukene laiemalt jagada seda, mida Suvemäe kool teeb ja mida tähendab demokraatlik haridus. Ja et mina tegelikult ise ei ole selle kooliga seotud, vaid olen nagu otseselt, aga küll ka mõtte kaudu ja samuti läbi selle, et olen ise ka väga palju mõtlemas, et kuidas võiks olla niimoodi, et me oskaksime paremini täiskasvanutena luua seda ruumi noorte arenguks. Ja olen läbi erinevate tegemiste sattunud selliste võimaluste juurde, et tõesti uurida ja õppida erinevatest näidetest siin Eestis ja väljaspool Eestit ka. Ja et demokraatliku hariduseni olen ka jõudnud siin läbi mitme kandi, et siin juba käis läbi meil eeltutvustuses Suvemäe või Sänna leiutajate külakool, et ma arvan, see on Eestis üks ka väga äge näide, et kuidas hakati tegema teistmoodi kooli. Ja et Suvemäe on selle järgedes käinud just munitsipaalkoolina, et ma arvan, see on ka väga eriline näide Eestis. Ja samuti olen siis saanud ka inspiratsiooni välismaal toimuvatest demokraatlikest koolidest ja näen seda tõeliselt sellise põneva ja olulise suunana, et kuidas me õpiksime uuesti usaldama rohkem lapsi ja et on olemas loomulik uudishimu, mis kannab, et ma arvan, seda demokraatlik kool väga hästi võimaldab uurida ja katsetada. Ja minu nimi on siis Triin Noorkõiv ja mul on hästi hea meel, et siin on kõrval meil kohe ka Suvemäe kooli eestvedajad, võib öelda ikkagi, ja õpetajad, et kellega me siis koos lähemalt seda kõike hakkame arutama. Ja meie fookuses siis on see, et kui me ka mõtleme selle demokraatliku hariduse tutvustamise peale, et siis võib-olla ikka üks esimene küsimus on ka, et miks see on oluline ja et sellega haakuvad, ma arvan, tänapäevas maailmas just need kaks märksõna, mis on meie vestluse sellised juhtmõtetena, mis puudutavad siis just nimelt loovust ja enesejuhtimist ja et siis läbi selle hakkame seda demokraatliku kooli lugu rääkima ja siin siis tulevad teiste inimestega juba järgmised õhtud, kus saab siis eri aspektide kaudu sellest demokraatlikust koolist sammhaaval mingit pilti endale kujundada. Vot, aga pika sissejuhatuse jätkuks, et hea meelega siis annaksingi hoopis nüüd sõna üle teile. Meiega on siis täna Mihkel Lapmaa, siinse kooli üks õpetajatest ja siis Sandra Mikomägi, kes on üks õpetajatest ja ka praegu selle kooli ikkagi eestvedaja võib öelda ka selle tiimi juhtimise mõttes, et üldse mis siin kõik toimub. Aga et olge head, et siis natukene tutvustage ennast ja äkki siis ka just läbi nende märksõnad, et ka loovus ja enesejuhtimine, et mida see teie jaoks ka isiklikult veel tähendab? Tere, mina olen Sandra ja mina olengi siin täna siis kahes rollis. Üks on siis see, et ma olen tiimijuht ehk siis Tallinna Kunstigümnaasiumis ja selles majas ei ole sellist traditsioonilist õppejuhti või õppelajuhatajat, et on hästi selline horisontaalne juhtimine üldse siis Tallinna Kunstigümnaasiumis. Ja minu teine roll on siis olla 3. ja 4. klassiõpetaja. Ma õpetan neile põhiaineid ja siis hästi väikse koormusega olen ka 2 õpilasele coachiks. Ja et kui ma mõtlen loovuse peale, et mida see siis minu jaoks tähendab, siis ma arvan, et mulle kõige rohkem on jäänud kummitama minu üks endine õppejõud Ansori Barkalaja, kes siis ütles, et tuleks nagu olla hästi ettevaatlik, et sa oma elus ei jääks trammirööbaste peale liikuma. Et kui sa nagu tunned, et su elu või see, mis sa teed, on nagu trammirööbastel, et siuke sirge otse tee, kõik on teada, et siis tee stopp ja proovi nagu mõelda, et kas see on see, mida sa tahad ja et üldse, et kas hariduses peaks tegema alati nii, nagu on tehtud. Ja ma arvan, et kogu see koolipäev, mis meil siin on, et see ongi nagu väga loov, et pole kunagi ühtegi sarnast või samasugust esmaspäeva olnud, et nad kõik on alati erinevad. Ja me kunagi ei tea, nagu, mis toob ja lapsed üllatavad
üllatavad positiivselt, üllatavad ka nii, et paneb mõnikord kukalt kratsima ja mõtlema, et mis me siis nüüd teeme, et loovus ongi siin nagu olla. Ja enesejuhtimine, ma mõtleks ka võib-olla, et siuke õpetajast nagu autonoomia, et mul tõesti on nagu vabadus siin toimetada ja just tunda ja mõelda koos lastega, et mida me tahame teha ja mis meil praegu on vaja teha ja mis on need oskused, mis on olulised, et me ei pea alati minema õppekava järgi või et päriselt, et ma saan neid kuulata ja vaadata, et mis me praegu peame tegema. Jah, ma olen Mihkel, nagu nimi juba kõlas. Ma olen siin koolis valdavalt tänasel päeval siis eesti keele õpetaja. Olen ka ajaloos meie kooli ajaloo siis jooksul olnud nii kunstiõpetaja, tänasel päevalgi seda, ja ka tehnoloogiaõpetaja. Tulen disaini valdkonnast tegelikult, olen nagu juhtunud õpetajaks ja siin täitsa nagu algusest peale. Minu jaoks need märksõnad on väga suure tähendusega üldse, ilma selle koolita oleks ka ilmselt väga suure tähendusega, et see loovus on minu arvates nagu elu üks kõige rohkem inspiratsiooni pakkuv märksõna, seda nimetada praegu, selline märksõna, et mulle meeldib väga loov tegevimine, loov õppimine, loov olemine, siis ja siin on selline koht, kus mulle tundub, et ma saan päriselt ka tööalaselt siis nagu enda loovust välja elada ja seda kasutada. Et kõige suurem võib-olla selline õudusunenägu oleks see, kui mul on hästi palju häid mõtteid ja ma ei saa neid ellu viia. Et siis siin on selline koolimaja, kus ma saan oma häid mõtteid ellu viia, ma võib-olla saan pärast ka teada, et need head mõtted ei olnud ülihead mõtted, saab veel paremate mõtete juurde tulla ja muidugi kõik need mõtted tulevad tegelikult ju samamoodi, et mulle on antud see autonoomia, mis võimaldab mul neid katsetusi teha ja selliseid loovat päeva ette valmistada päevast päeva, et see on tegelikult väga jätkusuutlik viis, ma arvan, kuidas õppida. Et mõned võib-olla inimesed on kogenud ise ka seda, ma tegelikult isegi mingis eluetapis olen tundnud, kuidas see kooli sükene tramm justkui pigistab meid tühjaks energiast ja kõigest muust, et loovamal viisil õppimise ja kõige muuga tegemisel tihtipeale see energia võib-olla veel taas sünnib ja see ei saa otsa, et selles suhtes see on võib-olla see esimene seos mul endal. No väga äge, et igal juhul mulle tundub ka, et igal ühel ehk siin ka omas peas on juba ka mõtted, et mis teie jaoks loovus ja ettevõtlikkus ja üldse enesejuhtimine tähendab. Et kui me mõtleme ka nüüd demokraatliku kooli kui sellise ka ikkagi teatud koolisüsteemi peale, et kuidas selle kooli poolt ka te tunnete, et on loovus ja enesejuhtimine kuidagi määratletud või mida see koolis tähendab, et ühe vihje juba muidu Mihkel sinu mõttes ka noppisin, et see tähendab midagi, et see peab olema samamoodi nii õpetajal kui õpilasel, ehk et selline ka eeskuju kaudu see väljendub, eks ole, aga et mis veel on olulist ja et kuidas demokraatlikus koolis seda kahte märksõna vaadeldakse? Jah. No loovus võib-olla ma siis katan nooremate osa ja sina siis toetad seda põhikooli teist osa, et esimese, teise klassi lapsed, kui nad veel kooli tulevad, siis nad tahavad küll õppida, sellepärast, et nad tahavad head meelt valmistada oma vanematele ja nad on oodanud, et nad tulevad kooli. Aga tegelikult nende loomuses on veel väga-väga tugevalt sees soov mängida. Neil on uued sõprussuhted ja me laseme neil olla. Selles mõttes, et me küll jälgime, et kõik oleks turvaline, aga me võimaldame neile nagu päeva jooksul ikkagi piisavalt palju mänguaega. Ja me näeme, et nende mäng on sügav, neil on seal mingid tegelased, mingid stsenaariumid, nad ehitavad neile maju, kodusid, et meil on siin suurepärane park kõrval, kuhu see mäng kõik kandub, et me laseme neil nagu olla ka lapsed edasi.
ja veel, et me nagu ei anna neile nagu tihti ette nagu, kui me mingisugust harjutust teeme, et mida me nagu ootame, et me laseme neil ise joonistada, kirjutada, jõuda sinna, kuhu nad siis tahavad. Neil on palju vaba aega, nad saavad loovtoas meisterdada, õmmelda, ehitada, lammutada, joonistada, lugeda, et noh, mis iganes neil nagu pähe tuleb ja siis sellest inspireerida. No ja siis vanemate õpilastega tegelikult hästi suuresti ongi see õppimise koha pealt loovus, et see mäng justkui ei lõppeks, mis siis väiksena toimub, siis näiteks eesti keele tund, mis on siis selline nii-öelda ikkagi teada tuntud tõsine õppeaine, kus on vaja see keel ikkagi selgeks saada, siis üks meie kooli suur eripära on ka see, et me proovime anda rohkem vaba aega. Ja sealt tulevad sellest konkreetsest raamistikust nagu tuleb välja see, et kui meil on vähem aega, aga on vaja saavutada samasugused tulemused nagu muudes koolides, kus on võib-olla eesti keele tundi rohkem, siis see loov lähenemine on olnud praegu selline väga hea lahendus, kuidas me saamegi tõepoolest väiksema ajaga rohkem õppida. Me saame seda teha sellisel viisil, et see ei ole väga ebameeldiv. Mõnikord on veel vaja teha nagu mingisuguseid väikseid selliseid tähelepanekuid või välja tuua, et mida me nüüd õppisime, et me kõik võib-olla lustisime terve tunni ja kõik oli nagu tore, et siis pärast meelde tuletada, et me nüüd õppisime seda ja seda, et kellelegi ei jääks muljet, et me oleme lihtsalt mänginud ja oma aja nagu ära raisanud ja ei teinud üldse rasket tööd. Et selles suhtes see loovus tunni osana, koosloomeliselt siis püüame alati õpilastega koos need tunnitegevused paika panna, läbi arutada oma vahel, et ta sobiks. Tihtipeale tulen tundi niimoodi, et mul on mingi plaan ja lastel on teine plaan, siis ma ei suru enda plaani jõuga läbi. Võib-olla mul on neid plaane niimoodi varasemast juba mitu jäänud, et mul on midagi tagataskust võtta ja siis niisugune kiire kohanemine tuleb ka ja ideed niimoodi, et kui neil on mingi plaan ja mul on mingi plaan, siis me paneme selle plaani koos kokku ja niimoodi, et me oleme kõik lõpuks rahul. Et seal on tihtipeale ka väikseid takistusi, me õpime selle käigus väga palju, aga ma arvan, et see loovusosa kõige enam väljendub siin vähemalt siis 5. klassist ja sealt lõpupoole selles, et see õppetöö ise on ka loov. Et me vaatame, mis on materjalid, mis on eesmärgid, kuhu me peaksime jõudma, millised on meie soovid, oskused ja kõige selle kombineerimise tulemusena me siis otsustame, mis me tegema hakkame. Ja see otsustamise koht on jälle selline demokraatia võib-olla üks põhiasi, et kuidas otsus sünnib. Et kas otsus sünnib ühe inimese peas või mitme inimesega koos. Et see on see kõige loovam osa minu arvates siis, mis meil siin koolis on. Soovid sa veel äkki täiendada veel? Kas me räägime enesejuhtimisest ka? Näiteks, jah. Näiteks. No enesejuhtimisest ma olen hästi pikalt olnud nüüd koos tänase 4. klassiga ja näinud nagu, kui nad tulid esimesse klassi, et kuidas oluline oli ainult mängimine, müramine, jalgpall, sinna sekka ka vahepeal kaklemine ja see, et ma saaks nüüd tundi, see oli nagu ikkagi suur väljakutse. Et seda tahtsin mina, et me oleme koolis ja õpime. Ja eelmine aasta mingi hetk käis krõks läbi ja osad õpilased lihtsalt hakkasid vaatama oma tunniplaani, nad hakkasid jõudma tundi, nad järsku otsustasid siis, et jah, me tahame õppida ka, et see on nagu meie õigus ja kohustus, et me tuleme tundi, me teeme oma asjad ära, siis keegi ei riidle, ei käi järgi ja me saame teha jälle oma asju. Ja see nagu jäigi niimoodi, et nad on nüüd tänaseks väga ennastjuhtivad, et asjad, mida nad saavad ise harjutada või neil on projekt pooleli, siis nad teavad, et mis neid ees ootab. Täna hommikul nad tulid ka kooli, said seal ukse juures kokku ja arutasid, et kõigepealt meil on inglise keel ja siis me räägime põhjakonnast, et meil on see ja see on, et nad on juba ise oma peas selle nagu läbi mõelnud, et mis neid tänapäeval ootab, aga nad on tegelikult päris noored veel. Et see on minu jaoks nagu hästi suur edasiminek või asi, mille üle ma nagu kõige uhkem olen, kui ma mõtlen nende peale, et
et enam ei ole nagu mina see, kes üksi seda protsessi juhib ja nagu mõtleb oma peas, et aha, kus me täna oleme ja mis me peaks tegema, vaid nad juba ise ka on seal, et ootavad ja teavad. Et see on hästi äge. Nii et siit jääb veel igati kõlamas see, et selles koolis peab olema selline usaldus aluspõhjana, et isegi siis, kui tundub võib-olla, et õpilased ei toovi mingil hetkel õppida või leiavad muid enda jaoks huvipakkuvaid tegevusi, et tegelikult, et see õppimise tahe tegelikult ikkagi on kõigis meis olemas ja kui me anname ka aega, et siis saab see hakata ise toimima, mitte ainult tõesti nagu nende ette antud radade alusel, vaid ise. Aga et kui me mõtleme et kui need asjad on tõepoolest nii nagu mõnes mõttes nagu sellised imedemaad endas sisaldavad ja seda kuidagi olulisust kandnud haridussüsteemis, et kui te veel ikkagi sõnastaksite, et miks on see tähtis või et kui siin ka selle ürituse korraldajad just need esmasena on valinud just need märksõnad läbi mille avada seda demokraatlikku kooli, et siis, et mis see põhjus on, et miks me nendele asjadele just tähelepanu peame pöörama tänases maailmas? No siis tasuks võib-olla mõelda sellele, et tänane koolisüsteem on päris tükk aega olnud muutumatu, samas kogu aeg meile öeldakse või vihjatakse sellele, et me tegelikult ei tea, milline on tööturg siis, kui tänased lapsed peavad minema tööle, et millised ametid üldse on ja siis on nagu väga tore, kui nad on harjutanud loovust ja enesejuhtimist, et nad nagu on, ma ei tahaks öelda, et nagu sammukese ees, aga võib-olla nad on nagu tunnevad ennast siis selles olukorras mugavamalt. Et siin on tegelikult kaos kogu aeg ja siin nad kogu aeg nagu peavad kohanema ja harjutavad seda, et nad saavad nagu sellise ise tegutsemise kogemuse, võib-olla varem kui teised ja otsustamise kogemuse. Märksõnadel võib-olla ongi, et õppimine kui selline asi, siis tegelikult ma arvan, et me kõik tahaksime, et tulevikus inimesed oleksid ise enda eest võimelised mõtlema ja enda eest otsuseid tegema. Ehk siis selline iseseisvus, see ei tule nagu üleöö mingi hetk, et me hakkame varakult pihta, harjutame, sellele on pikk tee, et tegelikult endas leida see suhe vastutusega, sõna, mis võib-olla meil siin õpilastel on nagu, nad on läbi imbunud sellest sõnast ja seda nagu saab, nad on seda söögi alla ja söögi peale kuulnud, et me harjutame seda vastutust, et ei ole nii, et me nüüd üks hetk on keegi 18 ja nüüd sa pead vastutama hakkama. Et siin on kõikidel võimalus eksida, kõikidel on võimalus kergel viisil läbi kukkuda näiteks mingisuguses asjas, et ma arvan, et see on selles suhtes väga oluline, et me saame seda vastutust siin harjutada. Ja tuleviku oskustele mõeldes siis tänasel päeval me näeme, kui võimekad on erinevad robotid, aga inimeseks olemisest robotid liiga palju ei tea. Ehk siis see on selline asi, mida võib-olla me siin niimoodi uurime ja mis see inimeseks olemine on ja mida me teeme 20 aasta pärast, 30 aasta pärast. Siis proovime kohaneda ka siin. Ja, et Suvemäe on hästi turvaline keskkond selle kõige katsetamiseks, et mitte midagi tegelikult ei juhtu, kui vahepeal läheb bussi, siis proovime jälle. See meie eeltutvuse käigus ka üks osalejatest ütles seda, et see võiks olla selline teekond, kuhu me ka üldse haridussüsteemis nagu rohkem oleksime, et võrreldes sellise traditsioonilisema haridusega, kus tõesti on keegi teine ette näinud, mida, kuidas, millal me õpime, kellega koos ja nii edasi, et siis Suvemäe pakub võimalust seda kõike katsetada ja üldse demokraatlik haridus. Ja et tegelikult ju ka riiklikus õppekavas ja haridusstrateegias kõik need samad suunad on ju väga selgesti välja toodud, et ma usun ka, et võib öeldagi, et Eesti haridus ja üldse ka võib-olla laiemalt ka hariduses maailmas ongi selline otsingute ja katsetamiste aeg ja et demokraatlik haridus võiks olla üks vastuseid ja et eks see demokraatlia olemuses muidu on ka, et eks asjad muutuvad ja seetõttu ka see demokraatlik haridus ja demokraatlikud koolid ka ise muutuvad, eks ole, pidevalt. Aga et siin võib-olla on rohkem täna tunnetada juba neid teistmoodi otsimisi kui siis võib-olla tavapärases koolis.
aga et kui nüüd lapsevanem tõesti otsustab, et tema laps võiks tulla siia kooli, et mis on ka olnud need kogemused, et kui valida see nii-öelda see tee, mida ei ole veel nii palju käidud, et millised sellised kogemused sellega võivad kaasneda või ka mõtted ja tunded, et kas ikkagi usaldada või mitte või millega peaks olema valmis tegelema? No meil on laias laastus võib-olla 2 sorti vanemaid, on ju. Osad on need, kes panevad oma lapsed kohe alguses Suvemäele ja kui me oleme küsinud, et miks, siis hästi tihti öeldakse, et meil on väiksemad klassid ja tundub, et on personaalsem lähenemine ja laps saab olla tema ise, et kardetakse seda, et suures klassis, et ta võib nagu sinna nagu ära kaduda või et tal tekivad sellised kohustused ja rutiinne käitumine, et ta ei saa enam ennast loovalt väljendada. Et tihtipeale nagu otsitakse seda kohta, et kus laps saab veel olla tema ise ja leida ennast ja arendada oma huvisid, et tihti just nooremate laste puhul otsustatakse Suvemäe kasuks siis. Ja vanemate õpilaste puhul siis juba on näiteks märgatud, et võib-olla koolis on natuke igav ja võib-olla õpilane ongi nagu nurisenud natukene, et aga miks ma pean tegema täpselt seda, mida keegi mulle ütleb ja miks keegi mind ei kuula ja mul on ju ka mõtted, et nad tegelikult nagu mõnikord täitsa nagu ütlevadki, et nagu tunnetavad ära, et nad tahaks nagu ise rohkem kaasa rääkida ja võib-olla valida tempot, et kas ma pean nii palju just neid asju ülesandeid siin matemaatikas lahendama, et ma tegelikult tahaks mehaanikaga või mida iganes millegi muuga teha, et miks ma pean just nagu selles järjekorras, selles mahus toimetama, et mul on mingid muud huvid aga et nagu et kooli jaoks ei ole see tähtis, et meie ikkagi proovime need lapse ja noore huvid ka sellesse õppesse ikkagi siduda ja sellest nagu kuidagi edasi minna. Siin võib-olla on ka see asi nagu hästi kuidagi toetab seda mõtet, et kui meil on siin õpilane, kes otsustab siis näiteks mitte mingisugusest tunnist osa võtta, siis ta ei pea tundma süüd, sellepärast et ta ei ole selles teises kohas, küll aga me survestame teda või nagu suuname teda läbi rääkima, et kui ta ei taha seal tunnis olla, et mis on see teine viis. Ja ei ole sellist plokki ees, et nüüd kui sa tunnis ei ole, siis siin ei ole muud viisi või et sa pead kindlasti olema, et just selle suuna valimise poolt, et proovime selle voolu või siis lapse idee suunaga kuidagi samas suunas mõelda ja vaadata, et igasuguse oskuse omandamiseks on erinevaid viise ja väga avatult lähenedes saame ju hakata neid kõiki asju nagu kuskilt otsast pihta, et ei pea olema ühtemoodi. Et see paindlikkus tuleb ka tegelikult sellest, et meie, nagu sai öeldud, et meid on klassiruumis vähem, meil on rohkem aega suheldama vahel, me saame seda tegevuste sünkroonimist ka teha niimoodi, et me saame reaalselt asjad läbi rääkida ja need, kes siis võib-olla ei räägi kaasa, nad peavad tegema kaasa neid asju, mille osas nad ei rääkinud kaasa. Ja siis tuleb see kogemus, et okei, et nüüd me ei rääkinud ja kogemus oli selline, järgmine kord räägime siis kaasa ja juba tuleb see tunne, kus siis paljudel, kes on meie kooli lõpetanud, neil ei ole olnud võimalust esimesest klassist saati demokraatlikus koolis, siis ma olin ise väga õnnelik, kui ma nägin, et meie õpilased teevad väga hästi vahet, mis on näiline kaasamine ja mis on päris kaasamine. Ehk siis, kui nad tunnevad kaasatuna ennast või et kui neile öeldakse, et siin te saate oma osa teha ja siis kuskile see oma osa, mis panuse nad andsid, see siis unustatakse ära. Et seda me proovime siin nagu üha vähem ja vähem teha, et ikkagi päriselt kaasatud saada inimesed. See on võib-olla see. Aga kui ma nüüd olen selline lapsevanem, kes on ka väga mures, et mis minu lapsest ikkagi edasi saab pärast 9. klassi, kui ta lõpetab Suvemäe kooli, et näiteks ikkagi ka, et kuidas on akadeemiliste tulemustega, et kui kõik siin väga loovalt ja ennast juhtivalt lähenevad, et kas ikkagi vajalikud teadmised saavad omandatud, et mis on vajalikud edasiõppimiseks, et millised on need kogemused olnud, et tegelikult on ju ka juba praeguseks on teil mõned lõpetajad olemas, et mis nendest on saanud? Meil tegelikult juba esimesel õppeaastal oli üks 9. klassi noor,
ja tema läks IT-d õppima kutsekooli edasi, ta tuli meile ja see algusaasta oli üldse hästi põnev, sest et siis oli hästi palju vabadust ja hästi vähe sükest struktureeritud õppimist ja tema saigi siis sellise kooliaasta, kus ta põhimõtteliselt tegi arvutimänge, mängis ise, uuris IT-d kõike ja siis lõpus tegi lõpuspurdi ja siis valis oma 3 eksami või ühe eksami valis ja teised 2 siis sooritas ka ja läks siit majast minema, et ta nagu sai sellise toreda 9. klassi kogemuse, kus keegi teda väga ei seganud. Aga ülejäänutega me oleme ikkagi nagu rohkem nagu kokkupuude on olnud nagu pikem ja oleme saanud nagu rohkem neid mõjutada ja tegelikult nad kõik on nagu teadnud 9. klassi seal juba keskel või alguses juba, et mis nad tahavad edasi teha, et kas nende siht on gümnaasium, kas nende siht on kutsekool ja kui väga aus olla, siis tegelikult meil on ka neid lapsi ja noori, kelle siht on nagu lihtsalt kohustuslik põhikool lõpetada ja saada sellest kooli kohustusest lahti. Et ka neid on olnud ja neil on erinevad väljakutsed olnud, miks nad on niimoodi. Aga kuna me lähtume ikkagi individuaalselt neist jah, et siis see ei sega nagu teisi ka neid, kellel on siis nagu suuremad ambitsioonid, sellepärast et klassid on ikkagi väiksed olnud ja need, kes tahavad, on saanud siis kas rohkem matemaatikatunde läinud ja ise küsinud konsultatsioone, et õpetaja valmisolek on tegeleda nii selle noorega, kelle suurimaks eesmärgiks on lihtsalt, et keegi teda enam nagu ei torgiks ja et ta saaks põhikooli lõpetatud, kui ka siis see, kes ütleb, et vot ma tean, et mul on need ühiskatsed ja ma tahan ülikooli minna ja toimetame nüüd, et siis õpetajatel ja meil on ka nagu ka ikkagi tahame ju toetada ja meil on nagu ühine siis eesmärk, et siis oleneb sellest, jah. Et täna on päris mitu on siin uutes riigigümnaasiumites. Mina sain üle-eelmine aasta teada, et meil on gümnaasium Raplas, kus on tantsukallakuga gümnaasiumiklass, et nad lähevad nagu väga toredatesse kohtadesse ja leiavad täpselt selle klassi, kus siis nagu tema kirge toetatakse. Jah, ma võib-olla lihtsalt toetaks seda mõtet, et ma olen ka kuidagi iga aasta, kui jõuab kätte suvi, siis tahaks nagu anda hinnangu enda tööle, et kuidas mul läks ja kas ma olen olnud hea õpetaja või ei ole ja olen ma teinud midagi kehvasti, siis on jäänud mulje, et kõikidel, kes soovivad, on siin võimalus teha väga häid tulemusi. Eksamitulemused on olnud sellised, kust mulle jääb mulje, et inimesed on nagu saavutanud selle, mis nad soovivad. Ehk siis need, kes juba varakult teavad, et nad ei taha eksamit teha 100 punkti peale, vaid tahaks sinna 51 punkti peale sihtida ennast, siis ega me neid nagu rohkem ei pushi tagant. Et see vabadus on olemas, inimesed teevad rahulikult oma selle asja ära ja teised, kes tahavad nagu rohkem, siis nendega jälle tegeleme vastavalt sellele, mis see soov on ja ei ole olnud siiani probleemi nende suurte punktisummade koju viimisega, et tundub, et on nagu hästi, et just akadeemilise poole pealt minu meelest, aga seal on väga suur osa jälle sellest, et mida õpilane ise arvab, mida ta tahab saada, et see ennastjuhtivuse osa seal jälle, et kui õpilane seab sihi, siis see siht on tavaliselt, sinna jõudmine on kerge, aga kui tema ise seda ei sea ja kõik tema ümber seavad talle erinevat sihti kuskile kohta, siis võibki juhtuda, et ta ei tee seda 51 punkti ka sealt ära, et siis jälle siukene tõukamine ja dialoogiline olemine, et see siiamaani on tundunud, et isegi kui on neid madalaid hetki või on kõrgeid hetki, et tegelikult kokkuvõttes võiks öelda, et meil on ikkagi päris hea tase. See on siis riigieksamite vaates. Ja kinnitan, et eelmine aasta 9. klass eesti keeles tõesti olid väga head tulemused, üle 90 punkti olid päris mitmel õpilasel, et see oli siuke. Tõstsime ka kunstigümnaasiumi keskmist. Aga igal juhul kõlab see nagu päris suure muutusena võrreldes praeguse üldise levinud koolisüsteemiga ja hästi suure usaldusega, et see, et me panustame õpilaste
tõesti sellesse enesevastutuse võtmisesse ja enda juhtimise algusesse, et see on jah, selline pikem protsess täitsa, et see tekiks, aga et see on võimalik. Ja siis mulle tundub ka, et võib-olla selline suurem teekond, et ongi ka, et kuidas vanemad saavad usaldada, et kui mu laps valibki mängida mitu kuud jalgpalli, eks ju, või arvutimänge, et sellest midagi tuleb. Et võib-olla ka mõned näited mõnedest lugudest, et kus te olete näinud ka vanemates nende suhtumises muutusi või kuidas ka kool seda toetab, et seda usaldust oma laste vastu leida ja hoida. Ja, et kui tekib selline olukord, kus laps või noor ei osale tunnis, me näeme, et ta midagi ei taha teha akadeemilist ja tal ei ole võib-olla sidet tekkinud oma coachiga või et sõlmitud kokkulepped, mis meil on, et ei pea, et siis me korraldame tavaliselt vestluse õpilasega ja vanemaga niimoodi, et kõik koos saavad rääkida, mida nad tunnevad, mida nad asjast arvavad, miks see on oluline, miks see võiks sellele noorele oluline olla, et ta ikkagi õpib ja midagi edasi läheb oma arengus ja kuidas vanemad saavad toetada, aga see ei ole niimoodi, et õpetajad või coach ja lapsevanem siis lepivad kokku, et mis on järgmised sammud, vaid need järgmised sammud peavad ikkagi tulema lapselt, noorelt. Ja siis oleneb ka, et kui kaugel ta on, et võib-olla ta on alles kohaneb demokraatliku haridusega ja siis see võtabki kaua aega, sest et alguses just tundub, et mitte midagi ei pea tegema ja tähtajad on kuskil 2 kuu pärast ja mul ongi aeg. Ja mõnikord juhtubki, et ongi esimene trimester mitte arvestatud, aga siis me teeme pärast analüüsi, et mis juhtus ja et kuidas edasi minna ja mitte midagi tegelikult nagu ei juhtu. Et küll saab õpitud ja saab hinde ka ära parandatud. Mõnikord me oleme ka otsustanud, et tegelikult oleks võib-olla tore minna tagasi tavalisse kooli ja olla seal nädalakene siin kunstigümnaasiumis ja siis kaaluda, et kas see on ikkagi õige koht, et meie oleme väga demokraatliku kooli usku ja tihtipeale vanemad on ka, aga mõnikord ikkagi see laps või noor tunneb näiteks, et tegelikult tema käest nõutakse veel liiga palju ja ta ei ole valmis. Ja see on okei, kui ta ei ole valmis, et see on lihtsalt üks võimalus, et me ei ütle, et kõik peavad niimoodi õppima täna, et kuidas see noor ise nagu tunneb, tahab. Mulle tuleb ka meelde, kus juures vestlus ühe demokraatliku kooli õpilase, kes Eestist väljaspool, kes ütleski, et see kool on kõige raskem kool, kus ta kunagi on olnud, sest et mitte keegi ei ütle ette, mida, millal ja kuidas ta peab tegema, vaid et ta tõesti peab jõudma nii kaugel, et ta ise saab aru, mida ja miks ta tahab teha ja kuidas. Ja, meil oli ka üks tüdruk esimesest klassist peale hästi äge ja ta täpselt samamoodi sai esimesest teises klassis lihtsalt olla siin meie seas ja joonistada ja mängida ja meisterdada ja ta oli hästi lugemishimuline, luges Harry Pottereid, ma ei tea, mitu korda järjest läbi ja me ikkagi elasime talle kaasa ja tundsime, et ta on nii demokraatliku hariduse laps, kui üldse annab olla. Ja siis eelmine aasta tal oli selline võimalus, et ta pere kolis ajutiselt maale ja ta läks tavalisse kooli. Ja siis ta tuli tagasi ja ta ütles, et tead, et see ei ole üldse aus. Et selles koolis oli nii lihtne ja tore, et ma teadsin, mis ma pean tegema, õpetaja ütles mulle ja mulle nii meeldis, et miks te kiusate mind? Et miks mul nii raske peab olema? Et jah, siuke lapsevaade siis sellele olukorrale. Kuidas see lahenes? See lahenes niimoodi, et nad kolisidki jäädavalt maale. Tema jaoks siis vähemalt sellel hetkel nagu õnnelik lahendus sellele. Ja ma olen täiesti nõus sellega, et see kool on raske. Vähemalt on raskem siis, kui on soov siin õppida. Võib-olla kuidagi moodi läbi lohiseda, võib-olla on võib-olla kerge. Aga see jah, et see ise mõtlemine ja ise alati kohal olemine, kui sa oled tunnis, siis sinult tegelikult oodatakse mingit panust sealt. Ja seal ei ole võimalust selliseks kuidagi lihtsalt olemiseks. Et selles suhtes kindlasti siin on raskem, aga ma väga näen ka seost seda, et kui on trennis on raske, siis pärast on kui läheb päris asjaks, siis on kergem. Ehk siis seda võib-olla paljud lapsed ka ise veel ei näe, sest et see õpiteekond on pikk. Mõne jaoks võib-olla tundub, et neid võtab ees 12 aastat vangistust ja miks on nendega selline
õnnetus juhtunud. Aga tegelikult selle najal, et me siin nagu näeme, kuidas peale seda, kui natuke aega on raske, kuidas inimestel siis läheb kergeks ja juba nii varakult läheb kergeks. Et enne kui ülikoolis peab võib-olla kõik vitsad nagu omal nahal väga raskel viisil üle elama, siis siin on juba saadud hästi palju sükest kogemust, mis aitab kaasa. Ja tegelikult nad selle klassigrupina nagu ei jookse lati alt läbi, et kui nad ühiselt eesmärke seavad, et nad ikkagi tuleb süke tubli keskmine süke eesmärk ja et ei ole niimoodi, et kui nad seal 8. klassis endale hindamiskriteeriumid määravad, et siis see, mis Suvemäel võrduks 5, on kuskil teises koolis selline miinimum 3, et nad ikka ausalt hindavad ja ei tee endale nii kergelt hinnaalandust. Nii et tõesti on kuidagi jääb kõlama, et hästi palju ongi see, et kuidas see õppimine toimub, et see on siin keskmes, et mitte nii palju ongi, et mida, et seda tõesti saavad kõik osapooled siin kujundada enda jaoks ja ka need sihid õppekavast tulevad, aga et just see, et kuidas see õppimine toimub, et see on see suur nagu erinevus selles lähenemises on ju. Ja et kõik osapooled õpivad ka seda kuidas poolt väga selgesti, et siin kindlasti järgmistes vestlustes saab seda veel võib-olla ka lähemalt avada, et mismoodi need kooliprotsessid välja näevad, et kuidas koos otsustatakse, et kuidas see demokraatia pool veel täpsemalt on ja avaldub. Ja, siin on need ka mõisted, mis võib-olla on need coachid ja mingid süsteemid ja asjad ja me ei ole veel Suvemäe ringe ja väikseid ringe ja asju pole maininud, aga see on niisugune ja nii et tasub kohtuda järgmistel kordadel ja järgmistel kordadel kuulata. Aga ma veel küsin selle kohta ka, et te olete päris mitmeid aastaid siin töötanud ja olete maininud just ka, et siin on ikkagi neid üllatusi tuleb ka palju ette, mida õpilased teevad, et võib-olla ka just selle loovuse ja enesejuhtimise vaates, et võib-olla mõned sellised meeldejäävamad üllatused, mida te olete ise õpetajana märganud ja kogenud siin oma õpilaste kõrval. Minu kõige hiljutisem selline olukord, kus ma sain aru, et tegelikult ma olen nagu klassijuhataja, et peaks nagu juhtima ja et nagu ei peagi enam, et meil oli olukord, kus me 3. ja 4. klassiga saime aru, et me ei saa homme olla oma klassiruumis ja me olime tegelikult tublid ka olnud, me olime pingutanud tükk aega ja tundsime, et me tegelikult vääriks nagu mingisugust klassi sellist ühisüritust või mingit toredamat koolipäeva. Ja siis need 4. klassi poisid organiseerisid, vaatasid, mis kell rong väljub Balti jaamast, mis kell me jõuame Tartusse, kui palju peab raha kaasa võtma, et H-keskusesse minna, helistasid ise oma vanematele ja ütlesid, et me nüüd homme lähme. Et mina ei pidanud ka seda kirja kirjutama, et homme on minek. Et mina andsin ainult oma nõusoleku, et jah, homne päev on teie organiseerida ja see kõik nagu toimis ja vanemad ka ei helistanud küsinud, et mis toimub. Et neile ka see sobis, et tema laps ütleb, et me homme lähme Tartusse ja nii oligi. Et selles mõttes, et väga tihti võib-olla ei saa 4. klassi lapsed nagu otsustada ja et nad nagu oskasid ka kõik nagu ära organiseerida. Ja see ei olnud nagu selline autokraatia ka või et seal klassiliider ütleks, et mina tahan minna H-keskusesse, et nad tegelikult hääletasid seal ikkagi nagu pikalt läbi. Võtsid kõik muuseumid, mis meil siin Tallinnas on läbi ja siis kõik olid juba käinud kuskil ja kellel on juba selle Porto avastus või Proto kuupilet või aastakaart või mis iganes, et ühesõnaga ta elabki seal, et neil oli nagu tulihingeline nagu selline debatt. Ja siis Tallinnas ei olnud ühtegi sellist muuseumit, kuhu nad tahaks minna ja siis Tartusse minek. Minul on üks niisugune hea üllatus, mis mind tavaliselt iga aasta kuskil seal novembri paigus ootab, on see, kui ma tunnen, et ma tahaks nagu määrata seda tempot liiga palju ise, kui kiiresti see õpe võiks toimuda ja kuidas ja kuhu me peaksime jõudma ja mingisugune kava on, niisugune väike pinge on, et aasta alguses võiks olla hea tempo, et siis lõpus pole liiga kiire ja iga aasta ma avastan sama asja, et siis kui mul see mõte nagu niisugune kramplik tunne tuleb, et ma peaksin nüüd selle asja nagu läbi vedama, siis ma olen teinud seda ja endale ka nüüd meelde tuletanud seda iga aasta, kuna mul on juba kogemus olemas, et kui ma annan selle vastutuse need õpilastele ära, siis võib-olla on üks tund, kus toimub niisugune väike vegeteerimine, aga siis edasi läheb kõik niimoodi, et nad ise teevadki
neid asju, mis ajavad mind võib-olla pingesse, et mulle tundub, et ma peaksin seda kõik ise tegema, mida justkui ongi ametlikult õpetaja roll, aga ma saan neid rolle anda niimoodi natukene ära. Ja ega moment, kui ma selle vastutuse nagu enda õlgadelt ära võtan, siis nad võtavad selle endale. Ja see on selline asi, mis läheb nagu meelest ära ja tundub kuidagi, et ma mõtlen, et kas ma ikka saan usaldada neid 5 ja 6 ja 7 ja 8 ja tuleb välja, et tegelikult saab kogu aeg ja saab palju rohkem, kui ma isegi oskaks arvata. Nüüd juba olemas see kogemus ka, mille põhjal ma olen julge juba arvama, aga ma arvan, et ikka tegelikult võib seda vastutust anda veel julgemalt ära. Et seal on mingisugused väiksed asjad, mis raamistik võiks olla väga selgelt lastel nagu tuttav juba, et kus nad teevad ja miks ja mida nad teevad. Ja sellega ma seal pingutangi pikalt, et aga kui see on juba käes, siis ma tegelikult edasi ei pea ise väga palju neid ohje enda kätte võtma. Ja just kui ma võtan, siis nad lapsed ka ei ole rumalad, vaatavad, et need ohjad on minu käes ja turvaline, siis nad ei tee. Ja siis nad ootavad, kuni tuleb see moment ja tegelikult mina mõtlen, et ma nagu enda arust siis karistan neid, ütlen, et nüüd te peate ise kõik ära tegema, siis on see koht, kus on jess, lõpuks ometi saab midagi teha. Et ei ole seda, et oi, nüüd on vaja ülesandid hakata täitma, et siis läheb huvitavaks. Ja seda ma kipun unustama kogu aeg, olgugi, et ma olen siin demokraatlikus koolis. Aga iga aasta ma saan uuesti teada, et võin usaldada. Mul tuli meelde ka meie 5-6 klass, et meil on tegelikult väga väike kollektiiv õpetajaskond ja vahel juhtub, et kas keegi on haigestunud või on koolitusel või on õppekäigul mõne teise klassiga ja seesama 5-6 klass, ma olen päris tihti märganud või paar korda, kus neil on tund, õpetajad ei ole klassis ja nad on tegelikult ise siis Teamsist või e-koolist vaadanud, mis nad peavad tegema. Ja selles klassis ei ole tantsu, tralli ja müra, vaid kõik loevadki. Nad loevadki muinasjuttu, sest et õpetaja on kirjutanud, et järgmises tunnis te loete muinasjuttu. Et nad võtavad selle vastutuse, et see on nende õppimine, et neil oli kokkuleppe õpetajaga ja seal ei pea olema kedagi sellist pitsaga hoidmas korda, et nüüd on vaikus ja nüüd loete, vaid see oli kokkulepe ja siis nii tehakse. Et saab ärgata see sisemine motivatsioon ja vastutus, nagu siin enne juttu oli. Ja mulle kuidagi hästi ka jäi kõlamagi sama, et tegelikult, et kuna me ise ei ole kunagi demokraatlikus koolis õppinud meie põlvkond siin, et siis tegelikult et on see nagu endas ka pidev selline mõnes mõttes ka võitluseks, et kas ma saan usaldada, kui palju ma saan ja et ennast on ka hästi oluline jälgida siin, et tõesti ei hakka liiga palju ära tegema neid asju, mis lapsed tegelikult juba ise suudaksid väga hästi teha. Ise ongi ennast juhtida ja leida need loovad lahendused, et need on nendes peidus. Aga et siis tänase kohtumise sellises vormis siin lõpetamiseks, et pole mõlemad teilt, et üks unistus või selline soov, et kus te näete, et see kool järgmisena võiks jõuda? No kõige lähem unistus on võib-olla see, et need lapsed, kes tulid esimesse klassi, et nemad ka jõuaksid ikkagi lõpetaksid põhikooli, et kuidas neil nagu läheb, sest et muidu teistel on ikkagi olnud nagu mingisugune tavakooli kogemus, et me ise pikisilmi ootame seda. Ja siis võib-olla, kui me mõtleme oma tänaste õpilaste peale ja tulevaste õpilaste peale, et keda me nagu sooviks, et siis see, et seda loovust ja enesejuhtimist tegelikult saab hästi toetada koostöös koduga. Et kui kodu ka arvab, et need väärtused, mida meie siin viljeleme, on olulised ja sellepärast paneme oma lapsi siia, siis on nagu tore. Siis on meil tore, on lapsel tore ja perel ka. Et see oleks, et me kõik käiks nagu ühist sammu. No võib-olla esimene unistus on see, et me ilusti siin püsima jääksime, et inimesed, täna on juba esimene samm tehtud, et inimesed saaksid teada, et me toimetame siin. Sest et väga palju ma olen saanud seda tagasisidet, et inimesed ei ole kuulnud, aga mõte tundub huvitav. Ja ma arvan, et see mõte on huvitav oluliselt rohkematele inimestele, kui me näiteks siin täna ruumis näeme, et tegelikult see idee võiksid, me peame olema nagu eeskujuks, et me saame hakkama ja siis me saame seda ka siis väljapoole kuidagi hõigata, et vaadake, mis me teeme. Et see on selline esimene eesmärk, et meil on niisugune
toimiv süsteem, mida me saame siis ise kindlustundega promoda, et meil ongi praegu peaks ära ootama, kuni need esimesest klassist startinud inimesed jõuavad lõpuni ja saame ise, iga aastaga meil tuleb seda infot juurde, et kuidas me oleme teinud ja seda tagasisidet. Ja teine asi, mis on ka eesti keeles liiga palju sellist materjali pole, et mis on see kõik toetav osa, kuidas sellist koolielu nagu ellu kutsuda, et demokraatlik haridus, kuidas seda teha, kõik see dokumentatsioon, me siin pusime ise midagi, kombineerime siit riiklikust õppekavast kuskilt, meil on mingisugune konkreetne mängumaa, et ka olla selline näidis justkui, et mis see kool koolis endast kujutab, et seda formaati ka väga palju ei ole vist Eestis ikkagi kasutatud. Üle kogu maailma ei ole seda palju kasutatud. Et kui mõelda juba globaalselt, siis üle maailma ka. Suur aitäh teile, et ma usun, et oleme saanud siin nii mitmeidki mõtteid ja et soovin omalt poolt teile tõesti väga ägedat teekonna jätku ja usun, et neid mõttekaasi tõesti siia koolile järjest tuleb juurde. Nii et rahulikult nautida seda teed kõigi nende ka mõnikord tagasilöökidega, mis tulevad, et see on loomulik osa sellest protsessist ju. Aga et siis on järgmised klubiõhtud ka tulemas, et on võimalused kohtuda lähemalt vilistlastega, siit koolist räägime ka erivajadustega õppijate toetamisest ja üldse siis demokraatlikus koolis õppimisest ja sellest haridusest veelgi ka võib-olla laiemalt ja süsteemsemalt. Nii et on mida oodata ja siis juba ilmselt ongi kõik järgmised kõnelejad ja järgmised eestvedajad sellel vestlusringil ka. Nii et aitäh kõigile. Aitäh sulle.